Tere hommikut! Suur rõõm on teid täna siin nii palju teid koha peal näha ja minu poolt ja minu kolleegide poolt tere tulemast InfraKIS-i konverentsile. Sellel aastal, nagu ka varasematel, meie eesmärk on kogemusi vahetada, üksteselt hästi palju õppida, kuulata, mida te olete teinud aasta jooksul, mida on uut tehnoloogial pakkuda. Ja me kasutame ju seda tehnoloogiat selleks, et oma tööd oleks lihtsam ja kasulik ka meie ettevõttele. Nii et need märksõnad, millest me siin räägime, KIS, AI, digikaksikud, neist me kuuleme kõikides ettekannetes peaaegu. Et see ongi see, mis aitab meie tööd nutikamalt teha, mis aitab meil ettevõtteid paremini juhtida ja et ettevõtted saavad olla jätkusuutlikumad ja konkurentsivõimelisemad. Et ma loodan, et igaüks teist siin võtab mingi idee täna kaasa ja saate midagi enda jaoks, mida oma töös kohe ära proovida ja ära kasutada, nii et liigume koos sinna digitaalsema tuleviku poole. Numbritest ka, meil on see üritus toimumas juba 5. korda. Hea võimalus on juba juubelit tähistada. Üle 90 registreerinu on ennast kirja pannud rohkem kui 50 erinevat võrgu- ja infrastruktuuride valdkonna ettevõtet 8 maakonnast. Ja Laura on teinud sellest registreerimistabelist, kus te ennast kirja panite, sellel Survey vormil on teinud ka ühe dashboardi, nii et need kõige enam või kust on kõige rohkem inimesi siia registreerunud on siis Harjumaalt, Tartumaalt, Pärnumaalt ja Ida-Virumaalt. Aga et me kohe kuuleksime, mida te olete uut teinud ja mida erinevad asutused KIS-i ja ruumi andmetega igapäevaselt teevad, siis ma olen küsinud alati teie käest, et saatke palun näiteid, mida me võiksime siis konverentsil teiste ettevõtetega jagada. Et suur tänu kõigile nende näidete eest, mis te olete mulle saatnud. Seda oli väga põnev oli kokku panna ja ma loodan, et ka teil on huvitav neid siis vaadata. Et kokku 40 näidet, ma ei saa nüüd pikalt ühelgi neist peatuda, aga alustame siis elektri- ja veevaldkonna organisatsioonidest. Elering, elektri-gaasi valdkonnas tegutsev ettevõte, nende üks töölaud taimestiku ülevaatuste töödest Pärnu veelt. Meelis Martin käis kevadel esipäevadel, nii et tema ettekande leiate meie kodulehelt. Haapsalu veevärgi veebikaart ja nende mobiilirakenduse näide. Samuti Peep käis eelmine aasta, täpselt aasta tagasi siin infrakonverentsil Haapsalu veevärgi töödest rääkimas ja leiate ka selle ettekande järelvaatamiseks. Siis Elveso, Otepää, Tapa, kõik on head näited, kus võrguettevõtted, veeettevõtted teevad kohalike omavalitsustega koostööd, hoiavad koos litsentse, hoiavad koos servereid, andmeid ja siit Elveso näitelt on näha, et need rakendused näevad ka üsna sarnaselt välja nagu Rae vallas nende KIS-i spetsialist Salme Kohusk on teinud. Ja siin on üks võrkude kaart ja siis detailplaneeringute andmetega siis oma võrgud kasutusel. Kaugkütte valdkond, energeetika valdkond on hästi suur ja väga palju KIS-i lahendusi siin kasutatakse. Utilitas Grupi ettevõtte näited, kindlasti väga hea näide, kus KIS on integreeritud ettevõtte ärilahendustega, nende müügisüsteemiga ja väga lihtne on siis nii uute liitujate, nendele ka lepingute sõlmimine, kui ka siis on võimalik klientidele kohe KIS-ist automaatselt teavitusi saata, kui on mingeid katkestusi. Ja teine näide, millest
Toomas Aidak räägib meil päeva lõpus, on siis koostöö, kus siis Utilitase KIS on integreeritud ka Tallinna KIS-iga ja ka Tallinna Vee KIS-iga, et ühiselt siis planeeritakse oma rekonstrueerimistöid. See on väga hea selline KIS-i infrastruktuuri näide, kus siis on võimalik KIS-i abil palju lihtsustada erinevaid koostöid ja erinevaid projekte. Kren Grupi ettekanne, Martin Kaskla räägib täna oma rakendustest just üsna alles alustanud, aga Pärnus, Kohtla-Järvel, Viljandis, kuidas siis nende grupis ruumiandmetega ja KIS-i rakendustega tööd tehakse. Samuti Elengeri Grupi ettevõtte gaasivõrk näide nende võrkudest, üks veebikaart, sidevaldkonnast Levira, digiraadio levikust Eestis, Viru Keemia Grupi ettevõtted, jälle on üks soovitus, Larissa Podratšikova ettekanne paar aastat tagasi oli esripäevadel, soovitan vaadata väga. Viru Keemia Grupp on Alphagis esimene klient aastast 2004. Nii et rohkem kui 20 aastat kasutanud ArcGIS-i ja näete, milline 3D digikaksik on nende ettevõtte varadest väga, väga võimas. Ja siis ka ülikoolid, kes teevad siin erinevaid energeetika-alaseid uurimistöid ja sobivusanalüüse ja erinevaid ruumianalüüse. Samuti väga suur valdkond on transpordivaldkond, Rail Baltica 3 riigis, kuidas tehakse nende paljude ettevõtetega, paljude partneritega, alltöövõtjatega koostööd ja KIS on väga oluline nii nende varahalduses kui ka erinevate andmekogumise rakendustes, koostöörakendustes. Ja siin on üks näide, kus siis partneritele suunatud kaardirakendus on loodud. Lennujaamas nende üks veebirakendus elektriarvestite kohta, Tallinna Sadama näide enda infokaart, Edela raudtee 3D visualiseering, samuti teede valdkonnast, kus on suuremad teeprojektid, kuhu siis riik investeerib, või siis merendust valdkonnast näide, jälle soovitan eelmisest aastast Frangi ettekannet vaadata, kus ta rääkis oma töödest ja erinevatest reaalaja andmetest ja väga, väga hea näide on ka siin. Üks töölaud väikelaevade külastusandmete kohta, statistika. Paljud konsultatsioonifirmad teevad võrguettevõtetele ja infraettevõtetele töid, üks Altren projekti töö veeettevõttele nende sademevee kanalisatsiooni modelleerimisest ja alamvalgalade määramise analüüs, Skepast Puhkim, kes on ka meie hea toetaja tänasel üritusel, nende tuulepargi varjutuskaart, REC-projekt näiteks, üks maastiku pinnavee, vooluvõrgustiku ja valgalade modelleerimise näide, kõrgusmudeli põhjal loodud analüütika. Samuti Rae Geodeesia räägib meile täna, kuidas teha elektriliinide ülevaatusi. Jälle üks hästi mahukas töö, elektrivaldkonna ettevõtted, kõik seda tööd teevad ja kuidas siis nemad on drooni andmete põhjal seda tööd siis digitaliseerinud ja seda andmete haldamist proovinud automatiseerida. Planeeringuid teevad väga paljud planeeringuettevõtted ja üks üldplaneering Kobraselt ja ka ministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb oma andmetest veebirakendusi, veebikaarte ja erinevaid selliseid analüüse. Ehitusvaldkond järjest suureneb see kasutus ehituse valdkonnas, kus siis alates planeeringutest ja näiteks energeetikaga seotud eriplaneeringud, üks näide siin Valga vallast, Tallinna Sadama digikaksikust järjekordne näide, hoonete
korruselisus, on võimalik neid ruumiplaane hallata, vajalikke muudatusi sinna ruumiplaanidesse operatiivselt sisse viia, jälle üks KIS-i väga võimas võimalus. Üks Tallinna Ülikooli digikaksik ühest hoonest tehtud, kus samuti erinevad BIM-mudelid on ühte KIS-i mudelisse kokku pandud ja kuni mööbli ja seadmete ja töökohtadeni välja. Ning samuti on võimalik sellest teha niisugust külastuste äppi või navigeerimisega kasutatavat äppi, nii nagu olete tõenäoliselt ka selle konverentsi kava vaadanud, siin on Indoors äpp, siin on seina peal juhis, kuidas siis sellest ruumiplaanidest täpselt kas siis leida siis see koht ülesse, aga kõik need on siis selles äpis ka need ruumiplaanid ja see navigeerimine tänasest konverentsist. 3DI on üks meie kauaaegne partner ja toetaja, nii et saate ka kuulata nende töödest näitusalal, aga siin on nende näide TalTechi ülikooli linnakust, ka väga täpne sellise geodeetilise täpsusega mesh-mudel ja siseruumidest kogutud erinevaid andmeid kuni 360 fotodeni välja ja väga, väga võimas varahalduse lahendus. Ning tuntud tee-ehitaja Verston, ka üks nende teehoolduse kaardi näidet, kus on siis kaardistatud neid probleemseid kohti, kus on siis vaja teehooldajal minna neid töid tegema. Ja üks haljastuse visualiseering Viljandi linnast. Enamasti ongi taristuettevõtted väga palju seotud kohaliku omavalitsustega ja juba mainitud see Tallinna linna projekt, kus siis vahetatakse andmeid nii Tallinna Vee kui Utilitasega, sellest me kuuleme täna Toomas Haidak ettekandest. Tartu linnas on väga palju infravaldkonna rakendusi, üks nendest on siis tänavavalgustuse haldamine ja mobiilirakendus ja töölaud ja sarnane on ka Saue vallas nende tänavavalgustuse haldamise keskkond, siis võrke hallatakse ka koos võrguettevõttega näiteks Tori vallas, nende Sindivee veetrasse ja kanalisatsioonivõrke ning üks soojamajanduse näide Ello vallast ja samuti selline valla digikaksik Valgast, kus on ka Valga veega hoitakse seda KIS-i ja võrgumudelit koos, nii kui me paneme siia nüüd andmed Maa-ametist ja ujutame seda 3D mudelist, siis see kõik ongi üks väga hea selline omavalitsuse digikaksik. Milleks me seda KIS-i vaja on või miks see KIS hästi oluline on? Sellel tehnoloogial on see unikaalne võimalus, et me saame ära siduda ükskõik millised andmed. Asukoht on kõikidel andmetel, enamasti kõik, mis on füüsilise maailmaga seotud, asukoht on alati olemas. Ja me saame need andmed kokku panna, integreerida selle digikaksikuks. Me saame ükskõik milliseid andmeid sinna digikaksikusse siis lisada ja neid jooksvalt uuendada. Ja KIS annab meile teiselt poolt need tööriistad, millega me seda digikaksikut igapäevaselt kasutame, analüüsime, sealt infot saame vajadusel ja see toetab väga paljusid töid, väga paljusid tegevusi. Taristuettevõtetel kogu taristu elutsükli jooksul on asukoht igas etapis hästi oluline, alates ehitusest, ehituse üleandmisest kuni haldamiseni välja. Et kõikides nendes etappides on hästi oluline, et kuidas kiirelt probleeme lahendada, kuidas kiirelt töid teha. Ja ega digitaliseerimisele siin väga palju alternatiive ei ole. Et väga rusika reegliga siis kuni 30% materjalidest
raisatakse projektide käigus, kuni 30% tehakse töid uuesti, kuni 40% hoonetest on ala kasutatud, kuni 40% projektidest lähevad üle eelarve ja enamasti 90–90% projektidest ei valmi tähtajaks ning see efektiivsus on ka, et ebaefektiivsust on seal kuni 40%, et kui me saame suurte projektide puhul, mis on miljoneid, kümneid miljoneid ja rohkem, siis kui me saame seal mõne protsendiga seda mõjutada, siis need on väga suured eelised ettevõttele ja väga suur kasu sellest. KIS aitabki meil sellest füüsilisest maailmast esitada seda informatsiooni siis digitaalselt kaartide ja kaardikihtidena ning me saame neid andmeid siis omavahel integreerida ja ühendada, kokku panna. Samuti me saame organisatsioone integreerida ja organisatsioone ühendada paremini tööle ja koostööle, et erinevate valdkondade vahel jagada lihtsamini andmeid, neid andmeid koguda ühiselt, et see koostöö ja ühiste pingutustega nende probleemide lahendamine, see on hästi oluline. Ja samuti me saame erinevaid infosüsteeme integreerida. Me saame luua süsteemide süsteeme, et me saame neid ressursse kasutada erinevates infosüsteemides. Et see portaal on siin märksõna, millega me siis saame kas siis ettevõtte sees integreerida olemasolevate infosüsteemidega ja saada siis anda nendele mugavaid tööriistu töötajatele läbi KIS-i või siis vastupidi, et need teised infosüsteemid küsivad KIS-ist vajalikke andmeid. Ja head näited on kindlasti Tartu linnas, kus on keskne geoportaal, GeoHub ja tean, paljud partnerasutused linnas kasutavad, leiavad sealt omale rakendus ja andmeid, ükskõik mis kujul ja saavad teha väga hästi koostööd. Erinevad kogukonnad organiseeruvad seal, oma andmeid jagavad seal GeoHubis. Samamoodi kõik võrguettevõtted kasutavad Maa-ameti avaandmeid, need on Esris koheselt kättesaadavad mõne hiirekliki kaugusel. Ortofotod, katastripiirid, aluskaardid. Ja samuti meil on alati võimalik võtta Living Atlasest, mis on maailma suurim geoportaal, endale kõik võimalikke alusandmeid. Nii et enamasti meil on andmed kuskil olemas, me saame neid kasutada kohe, me ei pea hakkama neid ise koguma. AI tuleb meil järjest rohkem igapäevaseks töövahendiks. Me kasutame ChatGPT-d, Copilotit, erinevaid AI rakendusi ja ega Esri ei ole siin erand. Samamoodi nagu Microsoft, Google ja teised suuremad kõik arendavad AI-d oma toodetesse ja integreerivad neid erinevatesse ülesannetesse, nii et väga lihtne on tänapäeval vaadata, mis oli aastad tagasi, võtta see aastad tagasi näiteks droonifoto või ortofoto ja teha nüüd uus ortofoto ja võrrelda siis, mis on olukord, kui palju on muutunud. Ja samuti me kasutame üha enam virtuaalseid assistente, nii et samamoodi nende andmete kogumisel, rakenduste loomisel, need virtuaalsed assistendid on üha enam ja enam lihtsustavad meie tööd, teevad meie tööd efektiivsemaks. Ning KIS-agendid on siin see kolmas valdkond, et need agendid on võimalik panna omavahel suhtlema ja samuti meie tööd automatiseerida. Mis see ArcGIS on? ArcGIS on siis ruumiandmete platvorm, mis võimaldab meile infosüsteeme luua. Me saame erinevaid ülesandeid sellega teha. 3 tähtsamat toodet on siin ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online. Ja andmed on juba selles platvormis olemas, see Living Atlas, mida ma mainisin. Ja kogu see platvorm on kasutusel siis nii tarkvaratoodetena, kasutame seda pilveteenustena kui ka siis platvorm toodetena arendajatele, nii et erinevad viisid, kuidas seda litsenseerida.
Ettevõttes me saame kasutada ta erinevates rollides inimestele alates spetsialistidest kuni juhtideni välja ja kuni ka ettevõtte partneritele ja riigile näiteks erinevate inforakenduste ja andmete jagamise teenuste loomiseks. Seega me saame seda digikaksikut luua ettevõtte sees ja laiendada seda ka väljapoole kuni erinevate huvigruppideni ja kogukondadeni välja. Ja samuti on väga paljudes tänastes näidetes loodud oma ettevõtte tööriistu ja infosüsteeme ArcGIS-i platvormi peale. On loomulikult võimalik integreerida ArcGIS-i põhiseid lahendusi, aga teine võimalus on tehagi neid ArcGIS-i platvormil. Näiteks töödehaldust, mobiilsed töökohad, mobiilsed andmete kogumise töövood, erinevad riskianalüüsid, kaugseire andmete põhjal oma elektriliinide andmete kogumine või muude muutuste tuvastamine, ehituste, hoonete haldamine, ruumianalüütika, võrguandmete haldus. Ja sellest tooteperekonnast ka natukene täpsemalt veel, et ArcGIS on siis rohkem kui 100 nimetusest koosnev tooteperekond ehk terviklik tehnoloogiline platvorm, kus on tähtsamad tooted on ArcGIS Pro ja Enterprise Online, nagu ma mainisin. Lisaks nendele erinevad spetsiifilised valdkonnarakendused nagu 3D analyst, Spatial analyst, Network analyst ja spetsiaallahendused, mis on tehtud siis sellele platvormile peale nagu võrguettevõtetele Utility Network kindlasti või siis Drone to Map või linnaplaneerijatele Urban ja neid on samuti hästi palju. Ning valmis rakendused, meil on kohe võimalik riiulist võtta, kui meil on mingi töö valida sealt 100 rakenduse hulgast, et milline on meie jaoks kõige sobivam tööriist. Me ei pea midagi arendama, me saame valida sellest nimekirjast toodetest endale kõige mugavama ja sobivama. Ja kõike seda siis me litsenseerime läbi kasutajatüüpide. On 6 põhilist kasutajatüüpi ja vastavalt siis keerukusele on võimalik endale see kasutajatüüp tööriistaks valida. Need samad valmiskujul rakendused, et mobiilirakendustest siis Field Maps, Quick Apps ja Survey või veebirakendused, kui meil on veebikaart, siis selle Story Mapi või dashboardi tegemine, me näeme hästi palju dashboardi täna. Või siis ArcGIS Pro, millega siis samuti oma analüüse ja andmetöötlusi teha. ArcGIS on infosüsteemide jaoks väga tugev platvorm. IT-juhid on kindlasti väga rahul, et need vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele, ta on skaleeritav, turvaline, töökindel, koos toimiv, selleks, et saaks seda integreerida teiste suurte infosüsteemidega, mis on ettevõttes juba juurutatud. Nende suurtes globaalsetes platvormides on ka tihti peale juba Esri funktsionaalsus ja Esri komponendid juba olemas. Väga hea koostöö on Microsoftiga. Microsofti toodetes nii Power BI's, Teamsis, Excelis, paljudes toodetes on Esri aluskaardid ja Esri tööriistad olemas. Ja samamoodi IBM Maximo või Trimble CityWorks, et neid lahendusi, kus siis koheselt saab lihtne Microsofti kasutaja või Adobe kasutaja saab koheselt mingisuguseid GIS-i funktsioone kasutada. Aga üks suuremaid koostöökohti on kindlasti Autodeskiga ja kindlasti on paljud võrguettevõtted, kes siis kasutavad andmeid, kes siis Reviti kujul, IFC andmetena, DVG-na, TGN-idena, siis neid on võimalik ArcGIS Pros koos oma andmetega väga lihtsasti kasutada, visualiseerida. Ja kui on kasutusel näiteks Autodesk Construction Cloud, siis on võimalik koheselt ka samamoodi nad siis neid tervikuna hallata siis GeoBIM-i keskkonnas. Ning need rakendused, kus siis on Esri funktsionaalsust või aluskaarte ja teenuseid võimalik kasutada, siis nii Civil 3D, AutoCAD ja kui paljudes teistes
Autodeski toodetes, et need töövood tänapäeval võivad olla omavahel integreeritud, et midagi tehakse siis ArcGIS-is ja midagi tehakse siis CAD-i tarkvaras. Neid tehnoloogilisi uuendusi on hästi palju, mis kogu aeg arenevad ja mis on selles platvormis olemas. Et 3D, me räägime sellest hästi palju, igasugused kaardistamise võimalused, siseruumide kaardistamine, erinevad kasutajakogemuse platvormide võimalused kuni siis mängukeskkonnadel välja. Kaugseire ja AI ja see AI ongi üks selline kiirelt arenev trend, et siin on nüüd 2 niisugust hästi suurt valdkonda on, et kõik see, mis me nüüd kasutame, kas siis punktipilvede, ortofotode, satelliidiandmete töötlemisel, objektide klassifitseerimisel, tuvastamisel, kõik see on nagu GeoAI pool ja siis see AI assistentid, millest juba oli juttu. Et need AI assistendid ilmuvad järjest enam ja enam Esri toodetesse, me saame neid väga lihtsalt kasutada, saame arcade'i lihtsasti AI abil luua seal oma skripte, dokumentatsiooni leida, proos, erinevaid võimalusi abilisi lihtsasti kasutada või siis mobiiliäppi lasta sellel AI-l genereerida. Et need kõik võimalused teevad meile, kui neid õieti ja hästi kasutada, siis teevad meil elu palju lihtsamaks. Ja kogu see platvorm on järjest suundumas sinna, et on muutumas ka selliseks ruumiandmete AI platvormiks. Et neid AI võimalusi integreeritakse kogu ArcGIS-i platvormi üleselt, et seal on nii need GIS-i tööriistad, mudelid, keelemudelid, agendid, et kõik see areneb. Nagu juba mainitud, siis AI sisaldab, või ArcGIS sisaldab hästi palju valmiskujul andmeid. Et tihtipeale me saame koheselt oma GIS-ist leida endale vajalikud andmekihid, kas siis aluskaardid, ortofotod, halduspiirid, 3D, aluskaardi, et kuhu on hästi lihtne, meil on juba kaart olemas, me saame sinna peale visualiseerida oma kihid ja nagu siin on need detailsed hooned, maapind, puud, taimed ja väga kiire viis, kuidas oma veebikaart kokku panna. Veebikaardi uuendusest Map Viewer kindlasti, mis sisaldab palju uuendusi ja võimaldab meil ka juba seda Arcade AI assistenti kasutada ja palju muid selliseid nii kujundamise võimalusi kui ka siis andmete analüüsi ja visualiseerimise võimalusi. Kui meil see veebikaart on olemas, siis sellest on väga lihtne teha veebirakendust ja jagada seda kasutajatega, nagu me ennegi näidetest nägime, siis juhtimislauad. Ka siin on hästi palju uuendusi, me saame teha seda nii brauseris kui ka kasutada mobiiltelefonis neid juhtimislaudu väga mugavalt. Kui meil on keerulisemad analüüsid või andmetöötlused või automatiseerimise ülesanded, siis siin on rohkem kui 2000 tööriista kõik võimalike ruumiandmetega teostatavate modelleerimist, analüüsimiste jaoks. Et nii lihtne selline model builder keskkond automatiseerimiseks kui ka Python ja R võimalused. Reaalaja andmed on paljudes võrguettevõtetes hästi olulised oma igasuguste alarmide, hoiatuste, sõidukite haldamisel, erineva reaalaja info haldamisel, arhiveerimisel. Ja kaugseire andmed, neid leiab ka Living Atlasest, aga neid on järjest rohkem meil kättesaadavad ja kaugseire andmeid saab väga lihtsasti ka uuendada, et oma andmeid koguda. Ja ArcGIS on väga võimas platvorm kõikvõimalike kaugseire andmetega töötamiseks. ArcGIS Reality näiteks, kuidas võimalik kogu riiki katvat sellist digikaksikut luua ja lennata üle ja teha sellest
3D mesh-mudel, võrkmudel, nii et Maa-ametil on olemas nüüd uus kaamera, millega juba lennatakse ja need andmed on tõenäoliselt varsti ka teile kasutatavad. Et selline väga täpne kaasaegne digitaalne fotogrammeetria on ArcGIS Reality. Drooni andmete kogumiseks on 2 lahendust, on Drone2Map ja SiteScan, nii et neid samu tooteid, väljundeid nagu 3D mesh-mudel või võrkmudel või siis tõesed ortofotod, pinnamudelid, punktipilved, orienteeritud pildid, soovitan 3D-ga rääkida siin näitusalal ja teiste meie heade partneritega, siis nende andmete kogumiseks on võimalik ka väga palju partnerid kasutada. 3D on samuti integreeritud väga paljudesse toodetesse, alates analüütikast, just aerolendudest punktipilvede loomine ja sealt siis oma andmete uuendamine või visualiseerimine kuni siis erinevate mängukeskkondadeni välja või siis gloobusel või siis lokaalsel sellisel 3D mudelil seda näidata. Andmehaldust, jälle 3D andmeid ka muuta, redigeerida, kõikvõimalikke erinevaid 3D formaate kasutada, voxelkihte, mesh-mudeleid, BIM-mudeleid. Mainitud siseruumide GIS, nii nagu meil on konverentsi indoors mudel tehtud, siis seda on seesama külastajate kogemus, et sellised infokioskeid on väga lihtne teha, on ArcGIS Indoorsiga võimalik ka evakuatsiooniplaane näiteks või ruumihaldust, ruumiplaane uuendada, muuta, rentnikke hallata, töökohti hallata, varahalduse ülesanded, kõik võimalikud seadmed, mis meil seal ruumides on. Ja geoinformaatikutel samuti kogu aeg see tehnoloogia areneb, see geoandmebaasi pool, et just see utility network, see on oluliselt läinud viimastel aastatel lihtsamaks, on võimalik ka võtta kasutusele väiksemates ettevõtetes, kus see võrgumudel ei ole nii mahukas ja see ettevalmistamine ei pea olema nii töömahukas ja keeruline, või siis erinevate redigeerimise ja andmekogumise võimaluste areng, et kindlasti veebeditor, millest Tõniski kohe hakkab rääkima ja palju muid võimalusi. Ning erineval kujul andmete integratsioon on kindlasti teile paljudele väga oluline. Et uued formaadid, GeoParquet, NoSQL, data pipelines, kuidas siis erinevad ka mitte GIS-i kujul andmeid integreerida oma ruumi andmetega. Ja spetsiaalselt võrguettevõtetele lahendus Utility Network, juba sellised spetsiifilised, keerulisemad andmemudelid, valmiskujul mudelid nii elektri, gaasi, side, vee valdkonnas, keerulisemad topoloogilised analüüsid ja visualiseerimine. Ning väga populaarne on kasutada neid valmiskujul äppe kas siis tahvlites või nutitelefonides, et field maps, koguda kaardipõhiselt neid ruumiandmeid või töökäske, need on navigatsioonivõimalusi, on field mapsi funktsionaalsus ja kui meil on vaja mingit vorme koostada, nagu ma enne ütlesin, et kas või lasta AI-l see äpp valmis teha, siis Survey 123, väga populaarne mobiilirakendus, või me kogume andmeid sellise ühe nupu rakendusega või selline on siis Quick Capture. Neid rakendusi on muidugi veel. Andmekogumiseks väga kiiresti areneb veebeditor, millest kohe on juttu ja kogu see platvorm uueneb nii kiiresti ja nüüd just selle aasta lõpu kohe on olemas meil ArcGIS Pro 3.6 ja 12.0 ArcGIS Enterprise. Nii et aastas juba teine suurem versioon, nii et see on turvaline, et kõik need veaparandused ja igasugused turvalisuse jaoks patchid ja kõik need sisalduvad juba uutes versioonides, et soovitame kindlasti neid uusi versioone
võimalikult ruttu kasutada, aga loomulikult alati ei ole see võimalik, kus on tehtud arendusi ja kohandamise oma tarkvaras ja infosüsteemides, siis need võtavad kindlasti aega. Siis kutsun kindlasti üles vaadata ka, täna meil on väga head näidet näiteks Riiast ja Riga Water ja Leedust on Kretingas Vandenis, on kaks sellist välisesinejat, aga vaadata, mis on uut suurtes Euroopa infraettevõtetes, siis IMGIS on see väga ligipääsetav ja lähedal Frankfurdis toimuv üritus, 3-päevane, kus on kõige uuem võrguettevõtete ja infravaldkondade teemadest tehnoloogiat ja suurtel organisatsioonidel võimalik omavahel siis kohtuda ja infot vahetada. Pange endal kalendrisse.